Eestis on selline suur teema nagu küberkiusamine ja kuna neid nutiseadmeid ikkagi on järjest rohkem lastel käes, siis ilmselgelt on see teema, millega tuleb tegeleda. Just on vaja kaasata neid, kes on need ükskõikselt pealtnägijad. Siis see informatsiooni maht, mis igal hetkel sotsiaalmeedia platvormidest meile peale valanguna tuleb. Mina ei taha väga teada, kus mu ema läks kohe pärast tööd koju või läks kuskile mujale. Jah, et see nagu, ma ei tea, see häiris või ma ei tea. Tegemist on siis teematunniga libastudes libauudistele ja meediakirjaoskus on siis vajalik selleks, et me saaksime ennast sellise kahjustava informatsiooni eest kaitsta, ennast ja oma lähedasi ja et me saaksime kriitiliselt hinnata seda, mis meile meedia kaudu pakutakse. Kõik see, mida me nägime, oli manipuleeritud. Raske vahet teha, eks ole? Ja see mõte oligi, et meil oleks nagu kaks sellist inimest olemas internetis, kes saavad anda lastele nõu. Mis võiks olla digimaailmas paremini või teistmoodi? Me võiks hakata õpetama lapsi mängulistel teedel digimaailma kohta. Sa ei võta sõbra kutset vastu või ei räägi võõrastega. Lapsed küsivad vanematelt, mida tohib ja mida mitte postitada. Aga lihtsalt nad peaksid teadma seda, mida nagu täpselt poleks nagu mõistlik teha või nii. Minu arvates on imelik on see, et paljud ei teatagi nagu täiskasvanutega. Nad teavadki selle probleemiga sinna ja siis mõtlevadki, mida teha. Tekitada selline number, kuhu sa saad helistada ja siis nemad annavad abi ja siis oleks olemas internetikeskkond, kus näidatakse, kuidas käituda või ette valmistada sellisteks olukordadeks. Turvalisuse ja privaatsuse teema võib-olla. Ja oma looga õpetada midagi uut. Te hakkate tegema pildstsenaariumit ehk storyboardi. Kes on see sihtgrupp, siis need on teie kaaslased. Need, keda te tunnete, need, keda te ei tunne. Need, kes on veel rohkem telefonist, mõned, kes on võib-olla vähem. Aga digimaailmas vähem või rohkem on nad kõik. Pange pead kokku, mis on esimene plaan. Siis see tüdruk nagu alguses võtab nagu naljaga seda, et nagu ma ei taha päris kokku saada, sest me pole päriselt sõbrad. Aga siis ta hakkab nagu peale pressima, et nagu saame ikka kokku. Siis ta hakkab selle võõraga suhtlema. Seda, kuidas sa seda välja mängid, et ta tunneb ennast tõesti, et ta see uue sõbra. Siis me näitame nagu tema reaktsiooni. Ja nagu täna. Siin on normaalne ei ole. Ja siit ja nüüd õppeb ära. Pärast tõstame kaamera siia ja filmime seda osa. Ja siis kõnnib niimoodi, vaata samamoodi. Tööle kinni. Sul on tema vanematele sellest rääkinud? Ei on teistpidi. Ma tean, et see osa on seal. No, ma juba ei pannud. See ametlik, vaata. Okei, võta.